Tere! Mina olen Mare Roosileht ja olen Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži magistriõppekava rohelised energiatehnoloogiad programmijuht. Tegemist on unikaalse õppekavaga, kus on 2 peaeriala. Ühte peaeriala õpetatakse Kohtla-Järvel Ida-Virumaal TalTech Virumaa kolledžis ja teist peaeriala õpetatakse siis Tallinnas Materjali- ja Keskkonnatehnoloogia instituudis. Me teame kõik, et Euroopat ootab ees rohepööre, mille eesmärk on saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2050. Selleks aga tuleb taastuvenergia ja energiatehnoloogiaid kiiresti arendada ja rakendada, mis loob väga suure nõudluse selle valdkonna spetsialistide järgi. Ning prognooside kohaselt on teada, et maailm vajab aastaks 2050 ligikaudu 60 miljonit taastuvenergia eksperti. Ja seetõttu on see õppekava tõepoolest väga aktuaalne ja lisaks siis värsketele bakalaureusekraadi omandajatele tegelikult loodus- või tehnikateaduste valdkonnas oodatakse õppima ka juba selliseid kogenuid energeetikaspetsialiste. Miks seda õppekava vaja on? Me teame, et neid spetsialiste on vaja väga paljudes erinevates valdkondades. Siin on ekraanil välja toodud vaid mõned nendest valdkondadest. Ja tõepoolest, tegemist on ainulaadse kavaga, kuna antud juhul Virumaa kolledži peaeriala võimaldab koolitada juba keskendub Virumaa kolledži peaeriala rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud keskendub eelkõige taastuvenergial põhinevate säästvate energiasüsteemide loomisele ja tööstuse vajadustele, eriti Ida-Virumaal. Ning selle programmi eesmärk on siis toetada nii tööstust, avalikku sektorit kui ka teadusvaldkonda. Magistriõpe kestab 2 aastat, sessioonõppe vormis, peamiselt toimub õppetöö laupäeval ja pühapäeval, aga külalisõppejõud käivad meil õpetamas ka reedeti, nii et sellega tuleks ka arvestada. Õppetöö keel on eesti keel, õppetöö toimub Kohtla-Järvel ja nii nagu juba eelpool mainisin, on oluline, et teil oleks olemas kõrgharidus, kas loodus- või tehnikateadustes, kuid me teeme ka erisusi. Näiteks sellisel puhul, kui te olete töötanud vastavas valdkonnas ja energeetikaspetsialistina või mõne muu spetsialistina ja teil on juba teatud oskused ja teadmised valdkondas olemas. Sisseastumiseks on vaja esitada siis CV ja peab toimuma vestlus. Esimese vestluse aeg, nagu te näete, toimub 11. aprillil ja ma väga soojalt soovitan, kui teil peas on mõte, et võiks tulla sellele õppekavale õppima, siis esitage läbi SAIS-süsteemi oma dokumendid, registreeruge vestlusele. Vestlusel me püüame välja selgitada teie motivatsiooni. Kuna õpe toimub meil sessioonõppes, siis see nõuab väga suurt vastutust, väga suurt enesedistsipliini ja selgitame siis välja, et kas te päriselt ka olete valmis panustama järgmised 2 aastat sellesse, et omandada täiendavaid teadmisi. Kui 11. aprill teil ei sobi, siis on vastu vestlus ka 16. mail ja ka 7. ja 8. juulil. Siin on väike ülevaade just nimelt Virumaa kolledži peaeriala rohelised energiasüsteemid ja mikrovõrgud eesmärkidest ja nagu te näete, tegelikult laias laastus on eesmärk anda ülevaade erinevatest kaasaegsetest just nimelt energeetika ja ühendenergiasüsteemidest, nende talitusest juhtimisest, saada teadmisi uutest salvestustehnoloogiatest, päris palju puudutame ka erinevaid digitaalsed ja tehisintellektil põhinevatele lahendustele, anname teadmisi uudsete, efektiivsete, innovaatiliste roheenergeetika ja tarkvõrguseadmete ja lahenduste kasutusele võtmiseks ja paljust muust. Tegelikult on sellel õppekaval siis, nagu te näete, 4 kohustuslikku ainet ja lisaks magistritöö. Oluline on see sellepärast, et meil on mitmeid valikaineid, need on ka siin kohe ja siis on veel kohustuslikud spetsialiseerimise ained ja lisaks on siis terve hulk valikaineid, kus te saate valida ja saate nii-öelda oma individuaalse õpiraja luua. Valikainete juures ma peatuksin natuke pikemalt, sest et siin on mõningad ained, mida ma väga-väga soojalt soovitan. Näiteks insenerikeemia alused, kui teil ei ole varasemat
nii-öelda kõrgharidust keemia valdkonnas, siis insenerikeemia alused on teile praktiliselt kohustuslikud selleks, et saada hakkama järgnevate kursustega. Ei pea väga muretsema, me oleme arvestanud, õppejõud teab, et väga paljud teist on omandanud keemia võib-olla teadmisi alles viimati gümnaasiumis ja seetõttu on see kursus selliselt üles ehitatud, et kõik huvilised ja kõik, kes vaeva näevad, saavad selle kursuse läbitud. Lisaks on siin äriprotsesside juhtimine, projekti juhtimine, elektroonikaseadmete jäätmete ümbertöötlus, tootmise digitaliseerimine. Täiesti uudse ainena on siin UI, UX, disain energeetikas ja kiirguskaitse ja tuumatehnoloogia alused. Nii et saate ka oma silmaringi laiendada ja omandada täiendavaid teadmisi. Lisaks tõin välja siin ka peaeriala rohelised energiatehnoloogiad, päevaõppe ained, mida õpetatakse Tallinnas. Kui aeg ja koht võimaldab, siis saate te tegelikult valida ka need õppeained, nii et see veelgi laiendab teie võimalusi. Ja lisaks on võimalik valida siis õppeaineid ka Eurotech võrgustiku kursustest üle kogu maailma. Siin on lühidalt välja toodud õppekava struktuur, et te näeksite enam-vähem aastate lõikes, missugused õppeained teil on. Kollased ained on valikained, sinised ja hallid on kohustuslikud ained ja kokku tuleb teil siis läbida 120 ainepunkti. Lõputöö sellest koosneb siis 30 ainepunktist ja tegemist on siis väga praktilise õppekavaga, kuna näiteks projekt 1, projekt 2 ja lõputöö on seotud väga konkreetselt mõne ettevõtte, organisatsiooni või asutusega. Ja tegelikult nendest teistest ainetest saate te siis kokku panna teile sobiva õppekava. Ja siin on ka üks selline ülevaatlik skeem sellest magistrikavast ja need valdkonnad, mida siis sellel õppekaval puudutatakse, alates siis keskkonnasäästlikkusest ja ringmajandusest, erinevatest taastuvenergiatehnoloogiatest, roheenergeetika rakendustest. Kindlasti ei saa me mööda vaadata digilahendustest ja erinevatest innovatsiooniteemadest. Räägime energia salvestamisest. Kuna tegemist on magistrikavaga, siis on siin päris suur rõhk ka teadustööl ja erinevate arendusprojektide puhul. Uuritakse teaduskirjandust ja juhtimine ettevõtlus on kindlasti ka võtmesõnad. Nii et tänan tähelepanu eest ja ootame teid kõiki õppima.